See maailm, mis elab sinus, mis sinuga ühte loodi, on sama vana kui sina ja veidi su enda moodi. See maailm sind peab kandma ja sina pead kandma maailma. Ta on nii soe ja pehme, tal on kaks niisket silma. Vabadus on ja valu, mis tuleb sul endal kanda. Et vabadus on ja valu, mis tuleb sul endal kanda. See pilt ei pruugi üldsegi istuda. See on täpselt üks nurk, mille all need ilusti paistavad, need marjad. Nii, no nüüd saan mina ka oma pildi tehtud. Kurgisid? Ei, kurgist ei saanud. Kuulsid kurgisid? Jah. See jälle magavad seal. Aga noh, kurgi sa nägid ise siin praegu. Neid on siin nagu üsna palju, et üks või kaks pesitsevad paari ja siis need niisugused rändajad, kellel oma pesa pole või no, praegu peaks juba hakkama sealt tasapisi see esimene rändelaine sealt põhjast ka juba siia jõudma, aga nad muidugi ei lenda kohe edasi, vaid nad siis peatuvad siin nagu tükk aega veel.
ja siis on neist võimalus muidugi heal juhul pilti ka saada. Minul endal niisugust, sellist pilti, millega ma nagu täiesti rahul oleks, ei ole kurgedest. On lennupilte ja kurepoegadest on pilte ja kurepesast on pilte, aga seda täiskasvanud kurepilti. Ma nägin ühte Soome loodusfotograafi Heikki Villamoo pilti tema ühes raamatus. Seal ei olnud kurest peal muud kui kael ja pea. Ja kurg parajasti hüüdis, kui ta hüüab, ta pea püsti niimoodi, teeb noka lahti. Ja siis oligi, et kure kael ja pea niimoodi lähivaates ja nokk niimoodi lahti ja noka vahelt tuleb aurupilv üles. See on pilt tähendab. Niisugusega võiks nüüd rahule jääda. See on siin rabahanede läbirännu koht nagu. Et nad on siin igal kevadel peatuvad ja enamasti sügisel ka. Ma olen ikka üritanud neid siin pildistada mitu aastat juba ja see kevade sain siis nüüd pildi kätte või õigemini pildid, kus on ikka ühe pildi peal seal 100 hane lennud ja vee peal. Nad on ka nii ettevaatlikud, et ega nendel ligi saada, see on väga suure töö taga nagu. Ja igasugu muid linde, pütte me siin nüüd ei näinud, eks ole. Aga muidu siin on sarvikpütid peal iga aasta mitu paari, siis hallpõskpütt 1 aasta siin pesitses. Huvitav on see, et ma olen näinud auli 1 aasta juunikuus siin. Ja ei hakkaks rääkima nii imelikku juttu, kui ei oleks mul pilti ka, tähendab, näidata. Et ma sain tast pildi ka täiesti, et aul oli kuskil juuni alguses. Mis ta siia tõi või kuidas ta siia sattus, seda ma ei tea. Oli ja... ja kurvitsad, nendest oli nagu juttu juba. Mis siis veel? Aga kulle küll, rooloorkull on siin sealpool all, pesitseb kuskil. See oli, tänagi oli teist näha siin vahepeal korra. Loomulik, kui ta liigub, siis ta tervis on korras. Ega nende jaoks haiglaid ei ole, nii et kui ta enam liikuda ei suuda või õieti liikuda ei suuda, et ta ennast ära toidab, siis ta lihtsalt sureb ära. Jääb kuskile maha ja kevadel siin üks hani oli, kellel oli tiibvigan, et kui teised ära lendasid, siis tema jäi siia maha. Ma paar korda nägin teda siin selle kaselauka peal niimoodi. Ta ujus mul alati eest ära, aga pärast kuskil juunikuus ma leidsin siis need suled ka, et ilmselt rebane. Rebasega mul oli tore juhus siin see kevade, kui rebane oli selle lageraba tüki peal seal. Ja mina tulen ja vaatan ja see oli aprillikuu ja mitu päeva oli järjest sadanud ja siis oli ühtäkki ilus ilm ja ma tulen ja vaatan, et rebane niimoodi keset seda lagerabad, et keerab ühe külje päikse poole, keerab teise külje päikse poole, haigutab niimoodi mõnuleb. Nii tore, selle jaoks oleks pidanud liikuv pilt olema. Ta oli muidugi liiga kaugel, et ma ta pildist oleks saanud fotoaparaadiga, aga see kuidas ta seal päikse poole ennast keeras ühte külge ja teist külge ja niimoodi. See oli täitsa nagu vaatamist väärt. See on looduskaitseala siin, aga siin jahti pidada ei tohiks, aga siin padrunikesti ma olen küll leidnud. Hanepraad maitse hea.